Wienerberger esitleb Eesti meistrivõistlused discgolfis 2024. Finaalpäev, 4. päev ja oleme pildiga Mäetaguse discgolfi pargis. Stuudios tervitavad teid taaskord Antoni Enden ja Discgolfi Liidu president Timo Juusaru. Tervist kõigile! No esimesed 9 korvi on meil ära vaadatud. Seis hetkel selline, nagu ekraanil näitab. Mauri Villmann on võistlust juhtimas 5 viskega ja Mauri Villmann, Albert Tamm, Hannes Kurn ning Kristo Raik on meil siin pildis mängimas ja asumas siis 10. rajale. 10. rada on Mäetaguse discgolfi pargis siis par 3 ja 88 meetrit, kõige lühem rada. Mis teeb selle raja võib-olla natuke eriliseks, on see värav seal, kus tuleb siis läbi mängida. Ja tuleb siis läbi mängida sellest suurest avast, et sa, Timo, oled sinna kavalalt jätnud alla väikesed avaused ka, kus saab veel läbi libiseda sealt nii-öelda jalgade vahelt, et see siin reeglite poolt lubatud ei ole. Jah, et siis eksid kohe selle Mando reegli vastu, aga eks siis bännerid tahavad ka õhku saada. Albert teeb nüüd vägeva viske kohe alustuseks, on kohe seal korvi all, jätkab oma väga head mängu. Mauri jätab siia Mando juurde, et Mando on täpselt 14 meetrit korvist, et talle jääbki umbes 14,5. Ja Hannes paneb siin vasakule poole Karu-Kuningannale pihta. Ja Hannes jääb nüüd nii-öelda pimedasse seisu, et sealt pikk poiss küll ja pikad jalad, et minne sa tea, äkki saab sealt ennast kuidagi sirutada ja no näed. Sirutada saab, aga ega ta sealt korvi otseselt ei näe. Fotograaf Mauri Levandi ka seal seda olukorda kenasti jäädustamas. No nii graatsilised asendid tuleb alati pildi peale saada. Absoluutselt. Kristol jäi ka madalaks, võib-olla oli natuke isegi õnne, et madalaks jäi, et tundus, et lähebki sinna alla, et läheb alt läbi, aga tema jäi siuke 16 meetri peale ja sealt sisse ta ei saa. Nii, ja siis Mauri ka sealt drop-zone'i kõrvalt, aga temal seda eksimust siis ei tulnud, ta lihtsalt loogiliselt jõudis sinna. Ja Albert paneb kindla puti ning 6 pöördi järjest. Oi. Ja mis nüüd kuidas siis? See nüüd välja tuli? Hannes vaatab selja taha ka, et kes see nüüd käis ja selle sealt välja tõmbas. Aga kui vaadata lippu, siis tegelikult lipp möllab ka päris kõvasti, et võib-olla siis sai kuidagi tuule taha. Jah, keeras ennast püsti ja ujus sealt kettide vahelt läbi. No Alberti putist oli näha ka, et ta oli ju seal bullseye ringis sees ja pani sellise terava puti, et jumala eest tuul seal midagi ei kiusaks. No, siin näeme Hannese puti korra veel. Ja keerab püsti. Kettidest ei ole, ma arvan, et see ei ole isegi tuul, see on lihtsalt kontakt kettidega. Ja tuleb siin kahjuks Hannesel üsna lihtsalt rajalt 4 leppida. Jah, Mäetaguse 11 nüüd on siis täiesti uus rada, par 3, 105 meetrit. Mulle meeldib seda siis kutsuda Alutaguse Mäetagusel. Jah, see on tõesti selline vägagi Alutaguse masti rada ja siin on veel see huvitav, et pime vise on see tiialalt, ehk sa korvi ega isegi lippu ei näe. Jah, et me sellepärast korvi kõrgendasime siin, aga ikkagi on niivõrd augus, et ikka näha veel ei ole, et peame pikema lipu ehitama. Jah, ja Albert siis esimesena võttis tema siis ainsa pöördi eelmiselt rajalt ja on siis hetkel korraliku O sisse saanud -6 selle ringi skoor. Sama, mis on siis ka Mauril. Hetkel tundus, et natukene eksis paremale Albert. No Mauril ka jäi nagu sinna poole kandma, aga ka natuke liiga palju paremale, et ma ei usu, et nad seal korvi juurde said. Ja Kristo siis läheb eestkäega. Ja sina kui eestkäe domineeriv mängija, kas seal on liin? No eeskäe rolleri rajaga on tegu. Vaat siis. Ühtegi erireeglit siin ei ole, OB-d ei ole. Et siin eeskäe rolleriga Markus Saarepuu oli see mees, kes ütles, et kõik ringid mängis nii, et tänab soovituse eest. Oli iga kord putil, aga ära ei pand, et no. Ma ütlesin, nojah, siis ma ei saa ju kellelegi seda rääkida, aga näed, ikka rääkisin välja, et statistikast saab järgi vaadata. Ja ainult mulle rääksid praegu, jah? Jaa, sulle ainult. Nägime siis Hannes viimasena pani suurepärase avadraivi ja lendas korvist lausa mööda, aga tuli seal siis üks puu appi ja jäi sinna 10 ringi sisse. Kristo oma eestkäega, no nüüd teeb siit siis 3. viset.
no see on selline rada jah, et kui sa vara algul eksid, et siis läheb päris raskeks. Läheb raskeks. Et, ja seda sai ka ise kogetud, et kui ikkagi sinna koridori ei saa, ütleme nii, et kui seal üleval platoo peal oled, siis sealt on päris raske seda avaust leida, isegi oda varianti ei pruugi olla. Oksi ja kõike segavat on seal üksjagu. ja aga see on ju täitsa 10 meetri ringi ääres. Jah, mõtlen, see puu, mis tal seal paremal käel on, see aitas tal selle ketta ringi sisse jääda. Ja nüüd teist korvi järjest, siis natukene korvi poolt sellist no. Midagi on ta korvidega teinud, et ära pahandanud. Jah, suhe on praegu negatiivne selline. Välja vihastanud. No Mauri ei ole neid vihastanud ja tõstab sisse ning Albertil hetkel saab see pöördirong läbi ja tuleb siis siit seltskond maha 3 parri ja 1 pougiga. Aga kokku võeti finaalringil 4 pöördit sealt. No väga palju ei antud siis. 12. par 3, 140 meetrit. No kui sul 2 rada tagasi oli kõige lühem rada, siis nüüd selline, ma tahaks öelda, et äkki kõige pikem par 3 või? Kõige pikem par 3 ja kindlasti, et siin on kõige pikemat viset vaja terve pargi jooksul. Ja kui siin treeningringile tulles isegi korra tundus, et oled selle tiiala ikkagi väga ideaalsesse kohta sättinud, et see puu jääb nagu sellele tagakäe viskele täpselt sellisesse kohta, et kaarega, mida Albert siin nüüd vaatab, et võib äkki liiga kaugeks jääda, siis tegelikkuses sinna jõuab ikka täitsa kenasti kohale küll. No see on, lihtsalt vaatasime, panime tiiala, kus kõige ilusam oli. See on nii ilus koht minu meelest seal. Et see korvi koht on ilus ja tiiala koht ka. Albert nüüd siin natukene jääb 10 välja. No hetkel näeme, et Alberti viske ajal äkki tuul oli rohkem külje pealt. Nüüd Mauril see lipp ikkagi pöörab palju rohkem otse näkku. Aga läheb ikkagi sealt laialt ja läheb päris kõrgele see vise. Ja kas jõuab nüüd sellest natukene liiga võib-olla otse korvi peale ja siis tuule abil kandus sinna vasakule metsa sisse, metsa serva, aga sealt parri mängib kindlasti ära. Praegu on selline soodne tuul paremalt poolt, et saab tagakäega mõnusalt sinna visata, on ju, et kui sellist tuult ei ole, siis saab ka siit vasakult poolt minna natuke üle mängivaga, on ju, või siis eeskäega. No just. Aga eeskäega on väga keeruline nagu kohale visata, et siia õunapuuni saad välja. Ja see natukene viskad võib-olla kõrgemalt kui korv on, aga ikkagi see distants on ikkagi päris pikk, et seal ei ole väga palju Eestis mängijaid, kes tulevaksil ilma selle distantsi eeskäega ära viskab. Ja eeskäega on veel oht eksida nii-öelda sinna vasakule metsa. Et kui liiga palju lähed kangutama, siis aga samas paremal pool on jälle OB, et kui sa tagakäega natukene vale nurga paned, võid leida ennast OB-s. Ja siin nüüd järjest lähenemisi tuleb sinna 3 meetri ringi ümbrusesse. No Hannes, 15-16 meetrit äkki või? Ja annab võimaluse. Aga jääb ka siit pöördi saamata ja Albert viimasena siis, kas me sinna vahele pikutame 2 Albertit ära, selline 13,5-14 meetrit. Võiks siin distantsi olla. No vaatame kohe. Liiga kõrge. Kuidagi jällegi see putti, nii harjumatu on Albertit näha mitte tegemas harkputti. Natuke on küll, jah. Nii harjunud sealt süvakükist tulema ja sellise hästi aeglase liigutusega. Aga praegu nagu sellist konkreetsust jäi väheks, et oli siuke uimane ühtlane liigutus. Et see oleks oodanud, et lõpus natukene on... Ometi alt ülesse ka, et tegelikult võiks olla selline mugav ründamise olukord, et ülealt alla on see, kui mööda paned, siis läheb kaugele. Ja Kristo siit võtab ka parri ja viimasena siis Mauri lõpetab ka korvi ära, nii et kõik 4 meest siit rajalt parriga maha ja nüüd siis oleme 13. korvil. Ja 13. korv on meil siis Saare rada, par 300 meetrit ja mäest alla siis, et mängib lühemalt siis. Ja natukene siingi tiiala nihutanud, et selle
vana tuntud parema käe kaarega nii-öelda Haiseri oled siin mängust rohkem välja võtnud. jah, tahtsime pigem sellist sirget viset, aga milline vise siit? Albert näitab, mis on sirge vise ja täiesti sinna pehmenduse alla kinni ja ma usun, et siit vist võiks pöördi saada või? Nagu pead ära ei löö, jah. Et siin tundub, et näed, 2 meest vähemalt on juba alustanud eeskäega siin hoopis. Jah, ja see on täitsa play ja vaatame, et Hannes ka. Ja selle ketta isegi tunneme siin ära. See on seal nendel Trilogy meestel üks selline kindel tööriist ja ilusti bullseye'sse. Hetkel Mauri kukub ansamblist välja, et jättis sinna ringi serva, pani isegi täitsa lompi. Tundus jah, et mingi lomp seal oli. Ja Kristo ka eeskäega. 4-4. Ja täitsa ringis. Kõik ringis ka veel. No Mauri selles mõttes, kui nüüd selle puti ära paneb, siis ta ei lange kuhugi välja. Jah. Nii. Ja ilusti. Alustab seda puti sessiooni siin nüüd kõige raskemast olukorrast, üks jalg vees, ringist väljas, aga paneb ära. Ja hoopis Mauri nüüd siis harkputigi. No jah, et nüüd on Kristol pinged peal, et ei tohi nüüd ära rikkuda. Ja Kristo, ma nüüd ei mäleta, et oleks alati puttinud või nii-öelda pikka aega puttinud nii, et tal see tagumine jalg püsti on. Toonekure asend. Toonekure asend, jah. Kristof muidugi siin vahepeal üleliia palju võistlemas näha ei olnud, et tegi eelmise aastal väikse vaheaasta, aga on tagasi ja on tagasi täitsa pildis. Jah, kõrges mängus ikkagi, kui Eesti meistrivõistlustel viimasele päevale lähed 4. siis oled täitsa hea mängumees. Ja kõik mehed saitsid siis pöördi kätte ja nüüd 14. rajal paar 132 meetrit tuntud kui mäetaguse kivirada. Jah, et siin korv on kivi otsas. Pisike muudatus, mis me tegime, on see parempoolne OB, mis jookseb nüüd siin ääres niimoodi, ütleme, tiiala poole kohe, et kui eksid alguses, siis võib tekkida suur pahandus sul. Ja neid pahandusi siin nende 2 võistluspäeva jooksul, mis ise sai mäetagusel mängitud, siis sai ikkagi nähtud küll. Aga Albertilt nüüd täpselt selle 10 meetri ringi sisse, et siin need 2 kiviringi tähistavadki, üks on 3 ja teine on 10 meetrit siis. Kummal pool siis seespool on see? Ja seal on valged täpid on kohe, keskel on kiviringi peal. Okei, keskel. No umbes niimoodi keskel, et kui hästi see eskavaatori juht meil seal neid paigutas. Mauri tuleb ka kena kaarega ja paneb vähekene paremaks. Vasta 3 meetri ringi kohe ja jääb siin 4-5 meetri juurde. Hannes, nüüd on 2 ilusat viset siin ette pandud. Hannes läheb veel suurema sellise Aiser-kaarega. Ruumi seal paremal on. No nii, siin on see, et kõik, mis sina teed, ma teen paremini. Jah. No nüüd on Kristol vaja ainult bullseye'sse visata. Liinid on ette näidatud. Kristo läheb madalamalt. Madalam, sirgem. Oi, kuidas kipp. Ja peaaegu vist. Peaaegu, no ütleme, Hannesel on ka vastu kivi, nii et no hästi ikka. Hästi ikka, loomulikult. Aga nüüd Albertil on täpselt see, et ta peab seal, kas tal nüüd jalad on seal kivi peal või kivide vahel või ei tundu just üleliia mugav asend. Peab minema tagasi harkputi peale. No vaatame, kas on meeles veel, kuidas käib. Tuul on vasakult paremale. Opsti! No nii nagu eelmisel rajal Mauri pani esimesena sealt ringist väljast sellise statemendi paika, siis nüüd teeb Albert seda. Ja kas me näeme teist Starframe'i järjest? No sellelt rajal Starframe ikka, see näitab mängijate kõrget taset. See näitab, et tegemist on liitkaardiga. Ja, et selles mõttes, kui mina tavaliselt mängin, siis hea, kui keegigi saab. Sellepärast oled sa korraldaja, mitte selles kaardis siin. No aitäh. Huumorit ka siia. Aga mulle meeldib näha, kuidas mängijad ennast arendavad ja sellepärast ongi vahepeal hea, et teha neid raskemaid radu, mis panebki rohkem tööd tegema ja arendama ennast. Ja see kivirada on selline, kus sul on, nagu nägime, Albertil kõige mugavam ei olnud seista ja korv on ka veel kõrgendatud, pluss tuul puhub. Ja kõik mehed said siis sealt pöördi kätte ja nüüd siis teada-tuntud mäetaguse 15, kus alati on midagi kirsiks tordil. Iga aasta midagi muutub ja otsime seda õiget siin, et
see aasta siis tiiala muutus natukene, et seal on mõned puud kohe ees, millest on vaja mööda mängida. Ja lisaks on siis ka hasardala, mis siin oli siis nii-öelda niitmata meil ja rajakaardi peal on näha seda HZ-i seal. Hasard on sul ka natukene nii-öelda kuju muutnud, et vanasti oli ta rohkem selline diagonaallõige, nüüd on veidi rohkem riskilükkukujuline. Jah, et seal, miks ta natuke kuju muutis, oli see, et enne naiste rajal ta ei tulnud üldse mängu. Ja nüüd ta tuleb naistel mängu ja siis seal oli nagu loogilisem. Et mehed saavad esimese viske tegelikult nüüd päris tugevalt teha, nii palju kui tahavad. Palju torust tuleb, aga peab olema siuke täpsus ka. Jah, et siin on, ütleme, paremakäelistel tagakäe viskajatel on need 2 välimist akent üldjuhul, et kas siis täitsa sealt paremalt väljast või siis see esimene 2 puu vahe. Aga mis siin on, Mauri viske puhul oli ka näha, et seal õunapuude vahel või õunapuude all, mis on veel kõige hullem, seal ei tahaks nagu olla. See on nii distantsilt kui ka loomulikult siis järgmise viske sooritamise mõttes nagu ühesõnaga distantsi on palju ja oksad võivad sul ette jääda. Jah, et sa ei saagi hoogu võtta just, et sa pead nagu ilmselt koha pealt viskama. Et siin need mängijad on põhjusega liiderkaardis, et siin mingit probleeme ei teki. Jah, ja seal, nagu sa ütlesid, siis saab panna nii, nagu torus tuleb, et pikaks nii-öelda hasardisse on päris keeruline jõuda. Kui sa paned ikkagi väga tugeva ja samas ka kõrge ning tuul peaks aitama, no siis sinna vasakule ta isegi võib nagu jõuda. Jah, sinna veel kuidagi, aga seal on vähemalt oli 160 meetrit, et see on ikka päris... See on ikkagi tahab jah, väga julma viset, nii et... Kristolt nüüd väga hea vise, sai ilusti siin 5 peale või 6 peale. Ja. Mauri samamoodi. Mauri jätab nüüd natukene siia üles, on ju. Raskema puti, et kui Kristol on alt üles, siis Mauril on ülevalt alla ja kui seal eksid, siis pahandus on kiire tulema. Aga ära eksi, on ju? No ei tasu muidugi. Ja Hannes samamoodi jättis muidugi veel kaugemale, et sealt on... Vaata, kus poolt tuul on. Hannesel on täitsa veel näkku tuul ka. No muidugi see jõuab sul greenile jalutades 3 korda suunda muuta. Jah, et ei kadesta üldse neid putte, mis sealt Hannesel ja Mauril tuleb. Ja Albert teeb asja väga lihtsaks. Oot, selline mulle sobiks. Sul tundub, et puti enesekindlust ei ole siis, jah? Ei no, ega siis seda vaimujõudu ei ole mõtet raisata ju. Viska lähemale ja hoiad kokku jälle. 3 rasket rada tulemas ka veel. 3 väga rasket, jah, et seal võib juhtuda kõik. Aga siin võib ka juhtuda, nagu ma ütlesin, see tuul võib veel suunda muuta ja vaata, kus keerutab siia sinna ja Hannes see ei huvita, paneb siit ära ning järjekordne bördi tulemuskaardile. Utt. Teist korda nüüd siis siin kaardil keegi eksib putiga. Aga siin tundus, et Kristo ise ei uskunud, et ta võib sisse visata. Mul jäi praegu siuke mulje. No, kuidagi, ma ei tea, võib-olla see puti liigutuse tehnika on hetkel selline. No vaata nüüd, kus see lipp seal Albertil lehvib. Sa oled 3 meetri ja ma ei tea, seal 15 sentimeetrit on korvini, aga sa ei julge viskama minna. Ja vaata, kui tublid pealtvaatajad meil on, et keegi ei liiguta, et on väga head kivikujud seal ja aga Albert võtab nüüd lisa natuke aega. No nüüd vist natukene leebub see tuul. Ja paneb nopilt üle. Ja surus alla. Surus selle nina alla ja päris keeruline. Aga lõpuks siis 3 bördit ja Kristole kahjuks ainus paar pärast seda õnnetut ketta läbi jooksmist. Rada 16, par 5, 260 meetrit. Läheb siis, algul on selline avatud ja siis läheb siia metsakoridori ja siin vasakul pool me näeme naistekorvi, see on siis, naiste puhul oli ta par 4 rada, aga meestel läheb siis oluliselt pikemalt siit edasi ja ütleme nii, et korv võiks öelda, et korv on saare peal. Jah, selline väikene platoo siin ja kui eksid pikaks paremale, veidi vasakule või lühikseks, siis tihti peale need kettad leiavad ennast kuskil päris kaugel all. Aga üks muudatus veel, mis sa siia, Timo, teinud oled, sa oled toonud selle OB sinna ülesse mineva tee vasakusse serva. No, kui sa seda pead muudatuseks, siis tegelikult me liigutasime ka Tiiala. Ja Tiiala ka, täpselt nii, seda ma mäletan ka, et Tiiala oli varem rohkem paremal, selline nõudis võib-olla rohkem mängijatelt tagakäe üle minevat.
aga nüüd see OB seal Kallaku servas võtab kindlasti väga palju selliseid koridori ründavaid viskeid ära. Jah, ütleme nii, et tagantjärgi see OB oli seal natuke liiga agressiivne. Et oleks tahtnud, et mängijad rohkem riskivad sinna metsa viskamist, aga praegu see OB joon võttis selle nagu ära, et siin augustikuus tuleb järgmine võistlus, et seal me teeme laiemaks selle, et oleks ikka näha, kuidas visatakse tiiala pealt ikkagi kaugemale. Jah, sest selle tiiala positsiooni või asukoha pealt on suurepärane vaade sinna koridori ja tegelikult see on ülimalt ilus vise, kui see välja tuleb ja sinna nii-öelda koridori sinna suudmesse tabad, aga just see sama risk on nii suur, et see ketas hakkab ennem tagasi feidima ja lõpetab just seal samas vasakul Kallaku sees. Jah, et selle pangalaenu intress on liiga suur, et seda võtta, on ju. Ja näeme siis, et kõik mehed mängivad ikkagi siia nii-öelda Kallaku ette sellise seifi, et just siit nii lageda pealt siis saaks sirge maa pealt sinna natukene üles metsakoridori tulistada. Ja Kristo läheb esimesena, saab puust mööda. Ühe peal. Ja sealt on umbes 60 meetrit jäänud. Jah, ta saab sellest diagonaalteest mööda, mis tuleb endalgi meelde, et sealt koha pealt selline keskmaa kettaga lähenemine eeskäega oli täitsa paras, et see tähendab, et jah, üleliia palju seal enam distantsi jäänud ei ole. Seal pead tabama ainult koridori. Jah, et see, ja olema ka selles suhtes täpne, et jätad 2 meetrit lühikeseks, nagu nägime sealt üle lennud, siis päris vähe on seda ruumi. Nii, Mauri teeb oma teise viske, vaatame, kuidas see välja tuleb. Oi, mööda teed ilusti, super koht. See on super koht Mauril. See on väga ilus. 50 minna. Jah, ja keset koridori ka, seal on kõige rohkem ruumi ja kõige avatum on see olukord seal. Ja Albert on võib-olla natukene isegi siia Kallaku nii-öelda liiga alla viinud või? Ei, sealt on isegi täitsa okei. Ai, aga sealt ta sai mingi puuoksa. Aga jõudu oli nii palju sellest viskes sees, et ketas töötas edasi veel. Ja jõuab ka sinna päris kaugele ja nüüd on siis Hannese teine vise. Ja on täitsa seal üleval, et ta saab nüüd sealt nii-öelda kabeli poolt lähestuma hakata. Just, et seal üleval meil on see Roseni kabel veel. Vanast ajast siit on näha ilusti veel. Ja see on väga hästi tehtud. Jaa, seal üleval on ju ruumi rohkem kui all puude vahelt koridorist tulles ja Hannes jätab omale sinna täitsa kena pöördi võimaluse. Hetkel me siis korvi hästi ei näe, aga korv on siin täpselt nende puude taga. Oi, ja nüüd seal paar puukõlksu täpselt enne korvi ja kukub sinna serva taha, serva alla. Ta on 10 meetri sees, aga sealt on nagu alt üles putt jälle. No sa ei näe seal, napilt seda lippu võib-olla näed. Seal pool ei ole nagu nii järsk. Jah, tõsi, tuleb meelde. Nii, Alberti kolmas vise siis. Just nii. Et Albert peab siis oma kolmanda tegema enne Mauri kolmandat. Ja praegu on neil 4 viset vahet. Ja Albert. Tundub selline kindel vahe. Ja eest käsi. Ääre peale, aga sinna minimarker ette ja saad oma jalad jälle kenasti harkputti ilmselt sättida. Mõõdetud. Ja Mauri, tundub, et siin on täitsa jumputi olukord, hakkab siin 2 jalga koos puuteriga lähestuma. Ja kas jätab nüüd madalaks? Saame ilmselt varsti näha, kuhu siis Mauri oma hüppega jõudis. No Kristo. Mulle tundub, et siin Mauril oli ikkagi lähenemisvise oli seal tiiala peal, et siin üks vise oli veel vahele jäänud. Ja tõepoolest ta ju oli seal tiiala ees. Et praegu Mauril on siis 4 viset tehtud juba. Kristo pöördiputt läheb sealt august nüüd Oi, mis nüüd juhtus? Üla rauda ja kas Hannes paneb siin nüüd alla. Ja nii et pöördi võimalusest tuleb siin nüüd hakata parri veel päästma. Ja siin on näha, et siin on päris suur kõrguste vahe. Jah, ja pani sellise haiser puti sealt 2 puu vahelt ja seda kutsutakse siis pöördita poogi. Ja seda keegi teha ei saa. Ai, ja nüüd paneb Mauri Üla rauda. 5 pealt. See on nagu natukene Mauri puhul väga imelik, et sealt eksib. Kui palju võib siin nüüd juhtuda ja see nüüd avab ukse veelgi rohkem Albertile, kes
on siis võtnud jälle 3 pöördit järjest ja on ka siin pöördiputil ja olemas. See tähendab mida, Toni? See tähendab seda, et Albert võtab siin hetkel ühe korviga 2 viset tagasi ja vähendab vahe 2-le. 2 viset ja 2 minna. 2 minna. Rada 17, par 3, 118 meetrit. Ja siin nüüd on üks väga väike muudatus. Et lõpus siis OB enam ei lähe mööda valgustusposte, vaid läheb mööda siin nii-öelda niitmisjoont, et siin vasakul pool see niitmata ala on mängualast väljas. Ja siin nüüd siis on 2 sellist peamist korvi ründamistaktikat ja ma usun, et siin me näeme taaskord 4 eestkäe viset sealt välimisest koridorist. Aga see tuul oli siin päris hull, et need koridorid nagu muudavad siis tuule suunda, et liigub sinna-tänna. Nii Alberti puhul näeme valget lippu. Ja see on muidugi paneb veel pingeid peale. Aga kas me näeme, kus ketas on ka? Ja siin 9 poole peal taga. 9 poole peal. Nii et suhteliselt napilt, sest 11 meetrit on näiteks juba mängualast väljas. Jah, flirtis selle OB-ga. Nii, Kristo ka on siin ikkagi näidanud oma tugevat eeskätt. Kuigi meil on väga head mängijad, siis see vise paneb neid kõiki mõtlema, et mida tegema peab, on ju. Ja Kristo jätab ikka väga, väga laiaks ja siin andis tuulele voli. Ja nüüd siis Mauri. Nagu ütlesime, 2 rada minna, 2 on vahe ja Albert on juba 9 meetri kaugusel korvist. Ja Mauri paneb ka eeskäega natukene laialt. Kas ta jõuab tagasi? Ai, ja võtab täitsa kinni, see niitmata, no vaata, et hein juba võiks sinna varsti öelda. Ja nüüd siis Alberti võimalus vähemalt 1 vise veel tagasi võtta. Ja kusjuures Mauri peab ju päris varakult teist viset või järgmist viset sooritama, sest terve enamus nii-öelda lennust oli ketas OB-s. Jah, et ta peab sealt samast nõlva alt kohe 3. viske sooritama. Ja Kristo samuti. Jah, et see siit on ju veel 70 meetrit minna. Ja. Et see ei ole ka lihtne vise. Vahepeal nägime Hannese suurepärast eeskäe viset, mis lõpetas siis 4 meetri peal. Ja sealt võiks ju täitsa pöördit võtta. Ja vaata, kes see lipumees seal on. Täitsa tuttav härra. Ilus poiss. Nii, Mauri läheb nüüd tagakäega, jätab madalaks, aga jah, korralikult tuul ikkagi puhub. See lipp on seal korvi otsas päris 11 meetrit veel minna. Jah. Nii, ja oot, nüüd läheb põnevaks. Mauri teeb oma 4. viset 11 meetri pealt. Ja Albert on ühega nii-öelda 9 peal. 9 peal, jah. Et siin on jällegi pöördi ja pougi võimalus ja no, võtab siit Mauri nüüd ikkagi pougi ära. Sellel mehel närve pole. Ja siis mõtled, et eelmisel rajal 5 pealt ülarauda, et kas siis tõesti vahepeal ikkagi saavad. No seal muidugi on see korvi taha eksimus, viskad ju täitsa kuskile kuristiku alla. Aga no liiga lähedal oli. Ja. Opa, ja see ei olnud ka kindlasti lihtne nagu putt. 9 meetri pealt tagant tuulega. Ja kergelt alla. Jah, et noh, sa pead ikkagi väga hästi arvestama, et mis see tuul kettaga teha võib. Ja nii ongi 2 korviga nüüd 4. vahe sulanud viiki. Mida? Ja meil on viimane par 4 jäänud. No, muidugi vaatame Kristo. See on nagu mingi Ameerika mingi Triller, jah, et siuke skript välja mõeldud siin. Ja Kristo võtab ka siin ikkagi julgelt oma aja. No, ei ole lihtne sellise tuulega seal isegi 4 meetri pealt seda putterit korvi saata. Seda enam Mauri pani 11 meetri pealt ära, et mismoodi, et vägev ise. Ja saab siis Kristo ka siit oma pougi kätte ja nüüd siis Hannes. Hannes, kes on siin ikkagi täitsa niimoodi tasakesti toimetanud. Alguses tuli 3., 4. rada, 2 pougit ja siis vahepeal ikkagi sai siin pöördid ka kätte. Nüüd siis saab Hannes pöördi ja võib öelda, et puhastab siis eelmise raja pahandus jälle ära. Ja nüüd siis 18.
Mäetagusu 18, par 488 meetrit. See on üks vägev lõpetamisrada. Jah, eriti just MPO divisionis, kus no ikkagi suur osa, no enamus tippudest, aga suur osa üldse kogu fieldist on võimeline teatud oludes sinna korvi alla või vähemalt iigli putile ennast viskama. Ja Albert läheb siis nüüd esimesena, ehk siis no, enesekindlust võiks olla, mees on 5 rada järjest võtnud Birdi, on sulatanud kokku selle 5 viset vahe, mis oli siis meil back 9 alguses. Ja siit ta tuleb. Väga oluline vise. Mida teeb Albert Tigetas? Päris kõrge. Ja 12 meetrit. 12 meetrit. Oi, see on hea vise. Mul tulid praegu külmavärinad. Tulid ka mul ja see on nüüd selline pinge, ma kujutan ette, mis siin Maurile peale pandi, et mees tuleb tagant, tuleb viiki ja nüüd paneb veel sulle sellise asja siin ette. Ja siin on Hannese vise. Hannes. Ilusti valge lipp. Jah, kindlalt mängualas. Ja sealt umbes 30 meetrit minna. Nii, siin on veel Kristo. Ja läheb ka nüüd korralikult siin tugevat drive'i vajutama. Näha selline järelhüpe ka sinna otsa ja kaunilt ringis sees. Vabandus, mitte ringis, aga mängualas sees ja selline, ma ei tea, kas äkki 15, 16, 17 meetrit, midagi sellist võiks seal olla korvini. Ja nüüd väga otsustav vise, Mauri Vilman. Ja läheb ja tundub, et keerab ennast üle ja no kui spotter juba vaatab põllu peale, siis see on pahandus ja tõuseb punane lipp, mis tähendab seda, et Mauril nüüd drop-zooni minek. Siit tuleb tema 3. vise, siit ta peab minema sisse viskama. No ideaalis küll, ega siin muud väga ei ole ja läheb vajutama, läheb ründama. Ja taaskord turniiri peadirektor Timo isiklikult peab tõstma punase lipu ja sellega no, saab vist öelda, et uskumatu comeback on tehtud. Ja kuna Albert on 10 ringi ääres esimese viskega ja Mauril on juba siis koos karistustega 5 olemas. Jah, et siin on Albert nüüd peab korvi alla viskama ja saab käed üles tõsta. Et selles mõttes väga põnev nüüd mängu lõpp, kus siis otsustati viimasel rajal Eesti meister. No, siit on veel ikkagi vaja visata. Ja nüüd siis Albert. Me näeme, et isegi lippkorvi otsas on maha rahunenud. Aga ei. Albert võtab kaalutletud otsuse ja viskab ketta korvi alla. Ja kindlustab endale Birdi. Siit tuleb siis Mauri 5. Mauri 5 vise, jah. No selgelt mees läks ikkagi seda korvi ründama otse drop-zoonist, kust on vist veidi peale 100 meetri. 105, et läks ikkagi seda korvi ründama ja tänu sellele siis läks pikaks. No eks ta esimesel viskel läks ka kindlasti proovima päris lähedale visata, sest ta nägi, et Albert oli väga lähedal. Hannes võtab siit Birdi ja pronksmedali. -23 kokku. Kristo Raik mängib siis selle ringi parri ja kukub veidikene tulemustabelis. Lõppkokkuvõttes siis 6. koht Kristole, aga 5-kordne Eesti meister Albert Tamm. Suurepärane sooritus, milline ringi lõpp. Suured õnnitlused Albertile, aga mis mind presidendina õnnelikuks tegi, et meil on sellised sportlased nagu Mauri, kes jah, ta seekord kaotas, aga ta oskas kaotada ja ta oli spordimees lõpuni välja. Absoluutselt ja vägev võitlus ja siin näeme ka valitsev meister läks siis uuele valitsevale meistrile siis käpa viskama ja noh, loomulikult nii see asi käib ka. Vaja siis ära mainida ka veel Alberti viimase ringi tulemus -12 ja lõpuks siis ringi ametlikuks reitinguks 1076. No see on vägev.
see on vägev reiting. See peaks olema Alberti karjääri parim ringireiting. Arvestades seda, et see on Eesti mängijatega tehtud, millegipärast Eestis on meil raskem reitingut saada, et ma arvan, et kuskil Euroopas oleks see 1100. Absoluutselt. Et see oli nagu hämmastav ring Alberti poolt, et jah, Mauril viimast 3 rada võib-olla ei õnnestunud nii, nagu ta oleks tahtnud, aga Albert tegi ka väga hea mängu. Täpselt nii. 2024 Eesti meister siis Albert Tamm, temale 5. meistritiitel MPO divisionis. Mauri Villmann sel aastal hõbemedal ning Hannes Kurnile pronksmedal. Sellised tulemused 2024 Wienerberger esitab Eesti meistrivõistlused discgolfis. Meie siitkohalt täname. Tänud, Timo, et seda ringi siin minuga koos kommenteerisid. Sinuga on alati tore kommenteerida koos. No tänud ja tänud ka selle võistluse korraldamise eest, tänud nende suurepäraste radade eest. Meie siinkohal lõpetame ja kohtumiseni järgmistes videotes. Vaatame, mis saab ja näeme rajal. Näeme.